Ma törts mehe juttu ka täna jälle. Iga 5 minuti tagant siis räägime endale, vaatame mobiili ja räägime tarka juttu, et ei peagi muretsema, et kui sul on mingi kräpp, mis sa oled aru saanud läbi teadmist, et see on kräpp, mingid kräpi luubid, harjumused, mis su keha, tervist ja psüühikat alla viivad. Ja kui sa sellest kogu aeg mõtled, siis sa pettud võib-olla rohkem ja mida rohkem siis sa sellest mõtled, seda rohkem sa tegelikult selle asja juures oled mõistuseks ju. Ma ei tohi juua, ma ei tohi neid häid kokteile juua, näed, eile jõin, raha kulutatud, keha ei ole hea, eks ju. No üldse, et see kogu inimkond, et niikaua kui ma aru ei saa, et liha, alkohol, narkots, eks ju, suits, kõik asjad, et noh, see on kahjulik meile kehale ja kõigele. Niikaua võime iga spekulatsioone teha, aga sellest ei ole midagi, et tuleb lihtsalt võtta uusi ringe peale. Et las siis olla nagu need igasugused juba meil lapsepõlvest saates ühiskond sisse pookinud mingid harjumuste nagu neid ringe või neid luupe, mis nagu käivad. Et tuleb lihtsalt uusi paremaid luupe peale vaikselt hakata võtma, mis on tervislikud ja head. Ja kuna nad vooruslikud asjad ja satvaguna asjad on ikkagi tugevamad kui mingid kire ja teadmatuses olevad siis energiad, et siis ta nagu võtab üle nagu sujuvalt, et lihtsalt võta ellu sisse, võib-olla 1 sekund kõigepealt 10 sekundit, siis minut päevas istud, püüad nagu ilusat mõtted mõelda, kõigile andeks anda näiteks. Ja niimoodi moodustub siis see vahetus. Et samskaarade vahetuse siis kõrgkultuur tuleb sisse sellele madalale nõndanimetatud kultuurile. No muusikaga sama asi, eks, et hakkad kuulama natuke kõrgemad asja, algus nii ei maitse võib-olla, et inimesel on niimoodi, et teadus on nii madalal algus meil kõigil, et keegi mingit kõrget ja puhast asja liiga kaua meile annab, siis meid kas üldse meeldib või natuke meeldib, aga väsitab ära, eks ju, kuna need madalad harjumused tahavad nagu oma, eks ju. Ja elu on üldse niimoodi, et sa käid nagu nööri peal, et tasakaalu hoida, eks ju. Sa pead hoidma nagu tasakaalu oma, ütleme, harjumustes ka, et sa ei saa nendest vanadest harjumustest, kui sa need kohe nendest lahti ütled, siis sa lendad fanaatilise sentimentaalsusega, ülepingutusega ja selle hetke sentimendiga nagu jälle uude auku, eks ju. Pettumuse auku umbes, jälle ma mõtlesin, et ma olen pühak, aga tuleb jälle, et ei ole, eks ju. Et seda balansseerimist nagu leida elus, eks ju, oma madalate omaduste ja kõrgete unistuste vahel, et seda harmooniat hoida, seda tempot, eks ju. Sest tagasilööke tuleb, tõusud ja mõõnad on, eks ju. Tegelikult see ümbervahetamine on nagu pikk protsess, aga ikkagi läbi tõusude ja mõõnade. Parem päev, halvem päev, mõni päev ma ei viitsi üldse midagi spirituaalset teha, kõik naudivad siin materiaalses maailmas, vahet ei ole. Pärast mind tulgu uputus, eks ju. Siis järgmine päev oled jälle natuke empaatiline, nagu Jumal annab seest jõudu, eks ju. Et keegi reguleerib neid emotsioone ka sulle, sa pead õppima neid emotsioone siis ära kasutama, sest tundemaailm, emotsioonide maailm, ta on tulnud, et jääda, see on hinge lihtsalt nagu suhkruomadus on magus, siis hingeomadus on ka, eks ju. Et sa võib need emotsioone kinni lüüa küll, aga kui sa läbi nende uute harjumuste kõrgemaid emotsioone peale ei anna, siis need madalamad emotsioonid nagu nii tõmbavad ära. Kui sa teed kunstlikult ja mehaaniliselt ainult kogu aeg vaimset praktikat, lihtsalt nagu kohusetundest, et peab või kartusest Jumala vastu või karmaseaduste vastu, siis see ta toimib ka mingi aeg, aga on vaja seal ka õppida nagu anandat või õndsust ja naudingut tundma, eks ju. Sest muidu need vanad harjumused, kus me ka tundsime naudingut ja rõõmu, eks ju, ikka see hetk, kui sa jood 4 pokaali šampust, siis sa ju korraks tunned, et elul ei ole viga, et kaovad kõik piirid ära, ratsionaalne energia langeb, eks ju, naljad, värgid, aga ma nooruses hakkad rääkima, eks ju. Nagu inimesed on, eks ju. Et siin tuttavatega ka suhtlen, eks ju, et me kõik õudselt vajame seda, et meid armastatakse ja meid hinnatakse ja siis me kerjame seda erinevat moodi, mõni oskab seda peita paremini, mõni halvemini, eks ju. Aga enamus aja, eks ju, suhtled ka mõne tuttavaga, kes ma teen nalja ka, et mu isa ka kunagi oli napsus, ütles ka, ma olen hea poiss, aga ma olen paugu ära, vana poksija, eks ju. Et mõnel tuleb see nagu sõnavaras, et kui sa suhtled, siis ta nagu räägib sellel ajal nagu otse nagu, et ma olen jõle kihvt või et ma siis seal ja kõik tegid nii, aga ma panin nii, eks ju, ma panin paremini, eks ju.
ütleme selle monga etiketi järgi nagu mingi bhakti joogas õpetad, et parem räägi nagu teistes, et keegi tegi head või ülista oma ema, isa või jumalat või mingi pühakut. Et kui sa nagu otseselt verbaalselt nagu sõnavaras ennast ülistada, räägid, ma olen hea poiss, noh, siis see ei ole nii viisakas lihtsalt. Viisakas kõrgkultuuri etikett, aga sellest ei ole midagi, eks ju, noh, siis kuulad ära selle sõbra ja siis ma mõtlesin ise, et ma olen samamoodi, ma olen samasugune tegelikult, et ma võib-olla ei räägi otseselt, ma olen hea poiss. Ma püüan läbi neti ja läbi muusika ja läbi oma targutamist ikkagi saada selle, et noh, et keegi ütleb, et Arne on nagu, Arjuna on nagu hea poiss. Siis ma nagu, lõpetage ära, ma ei ole, aga siis peenel level ikka nagu sain oma pai ära, eks ju.